Head televaatajad, kui teil on vahel tunne, et te pole oma elukaaslase või meeskonnaga päris ühel lainepikkusel, siis võib-olla leiate just järgmisest loost väljapääsu või abinõu. Nimelt siseneb hetitulve maagiliste võngete maailma. Kongi on hea diktoritele televisioonis ja selles mõttes see on kommunikatsioon, suhtlemine, et see suhtlemistasandus see on ääretult tähtis. Aga hakkame siis otsast peale, et mis asjaga siis tegu päris täpselt on? No tegelikult on see uus treeningstiil mulle endale, et tegelikult on see kongi sessioon, inglise keeles on see gong bath, aga kongi saun või kongi vann, et tegelikult vett ju ei ole, aga inimesed tulevad kohale ja siis mediteerivad, ütleme, et kas sa võid olla meditatsiooni asendis või oled hoopis matil pikali, et need kõik on selleks, et lõdvestada, sest kongid aitavad meil lõdvestuda. Nii et kui sina tuled siia kongi lööma, sa vaatad, et mul on täna 25 inimest siin, tunnetad ära need võnked ja siis paned omal viisi jupi käima. Tegelikult on vastupidi, kongid tunnetavad selle võnked ära ja kongid hakkavad ise mängima vastavalt sellele seltskonna, kes koha peal on. Et sina oled lihtsalt tööriist kongide inimeste vahel. Ütleme nii, jah. Ja siis see tunnetus samamoodi, et nagu keegi oleks mul kuklas kogu aeg ja ütleb, et nüüd oleks vaja seda. Kas keegi nagu sosistab sulle justkui ette? Kõlab skisofreenialikult. Aga mõne jaoks on kindlasti see mingi ullike, aga see on üle maailma praegust kogub jõudu. Nii et läbi helide tehakse näiteks ka kristallkaussidega. Mul on siin üks kristallkauss. Et tehakse täiskuu ajal sellised meditatsioone üle maakera, kus samamoodi, et seda vibratsiooni maa vibratsiooni taset tõsta. Ja see on ka suhteliselt kõrge vibratsioon ja see mõjutab jälle südamest kõrgemalt seda immuunsüsteemi poolt. Olete te näinud omal sessioonide ajal ka midagi väga sükest eriskummalist ja teissugust, mida... Tähendab inimeste pool või? Seda küll, et näiteks osade inimeste pool isegi võib ette on tulnud, kus inimesed hakkavad täiesti see vibratsioon läheb ikka päris suureks, ega see nüüd ohtlik ei ole. No kui palju sina oma igapäevaelus kohtad sellist vastuseisu inimeste kulmu krimsutamist, issand jumal, jälle mingisugune uus soola puhumise viis? Aga mina puhun ikka edasi. No selles mõttes, et see on nende probleem. Tegelikult ma hakkasin siin enne nimetama ju seda, et see, mis ümberringi toimub, on fantastiline. Miks? See paneb inimesed mõtlema ja muutuma. Seepärast me ei saa vanaviisi enam edasi minna. Ja see ongi just hea, et need kongid aitavad selle muutustega nagu kaasa minna. Tegelikult meie mõtted on ju tegelikult see, mis Eestis, nagu ma kordan veel, mis toimub tegelikult on meie mõtete eilsete mõtete vili. Te olete täna siin teist korda juba, kas te käite siin trennis, kas see on teie jaoks teraapia, kas see on teie jaoks meelelaudus, mis asi see on? Kindlasti trenne ei olnud ka, aga esimest korda tuli mul lihtsalt huvi ja funni pärast ja siis mul tekkisid sellised hästi tugevad füüsilised ja emotsionaalsed tundmused, see oli nagu, mis ma ütlesin esimesel korral, et nagu nõelravi, massaaž ja orgasm ühel ajal ja sellepärast ka sai teist korda tuldud, et kehal on hästi mõnus. Ja nende kongidega on ka üks selline hea ütlus, ma ei tea, kas see nüüd kõlab hästi, aga on selline, et kui näiteks perekonnast käib mees või naine käib kongides ja teine pool ei käi kongides, ühe vibratsioonitase tõuseb, siis teisel jääb samaks, siis võib juhtuda, et nendel ei ole enam sama, nad ei võngu samal lainepikkusel ja neil on väga raske üksteist aru saada. Aga mina tahan ka nüüd teada, kas minul on ka sellised alternatiivsed eeldused olemas üheks kongistiks saamiseks? Nii et kohe näitame. Kas seda... Sulle meeldib see raskem nui? Tead sa, mis ma võtaksin sama raske nagu mikrofoniga. Äkki ma tohin midagi kergemat, siis mul on asi tasakaalus. No nii, nüüd mul on 2 tükki. Näiteks maakongi. Südamesse väga tugevasti ei maksa lüüa. Ma väga tahaks praegu kellegi südamesse virutada. Kergelt näiteks alustada just selle piirkonnaga. Kas iga üks üldse tohib tegeleda sükest asjadega? No kui sa keskendud, küsid nagu enda sees, et ma olen nüüd valmis selleks, siis
võib küll. Et miks mitte, eks ole, tegelikult. Okei, siis teine asi on see, et kas sul on omal mingisugune, ma ei tea, noodileht on nõme öelda, aga kas sul on omal enne, kui sa tundi alustad, sa nagu tead, okei, et ma ise panen selles mõttes, et paika ütleme, et mis aspektile ma selles tunnis nagu rohkem rõhku panen. Kas ma panen nüüd Merkuuri kongile, mis on kurk ja siis suhtlemistasand, või ma panen näiteks maakong, mis on armastusenergia, samamoodi kaastunne või tolerants, rohkem ülevalt alla just. Kui palju sa üldse sa ütlesid, et okei, et enne sessiooni, et täna paneme rõhku sellele, kui palju sa võtad seda, et mis nagu meedias toimub ümberringi, sa võtad, issand, sellel nädalal on nii palju juttu olnud, ma ei tea sellest, et ma nüüd tahaks inimesi rahustada natukene. Pigem on see, et ma ei mõtle nendele asjadele, et ma püüan üldse telekat vaadata väga vähe. Halvad võnkad? Ei, seepärast, et ma vaatan televisiooni vähe, ma loen ajalehti vähe, ma loen selliseid raamatuid, mis on tasakaalustavad. Ma ei loe mingid kriminulle, sest elu on niigi paras kriminull, siis meedia kannab ju väga palju negatiivset infot edasi ja siis ma püüan seda välistada. Sest see on jälle see, et sa toidad oma alateadvust nende mõtetega, mis salvestuvad sinu alateadvusse. Ja siis ongi see, et üks päev see juhtub. Sest kui me iga päev ikka räägime sellele, et meil on neid töötud nii palju ja nii palju ja nii palju, siis me selle mõttega anname seda energiat juurde, et neid töötud tulebki aina juurde. Aga kui me hakkame rääkima ikkagi ka televisioonis või midagi positiivsematest asjadest ja selle läbi kongi seda positiivsust sinna süstida ja anda edasi, siis elu läheb ka paremaks. Et see ei ole ainult see, et me iga päev viriseme ja kogeme just sellist negatiivset enda ümber. Ma võin siia kõrvale veel öelda selles mõttes, et eestlased on parajad virisejad ikka. No aga teeme meie nüüd midagi head. Just, et meie tahame kongi. Tahame kongi, teeme nüüd nii, et töötusmäär väheneks, et juunis enam ei oleks nii õudne. Ma arvan, et selleks iga üks peab oma mõtlemist muutma. Aga mõjutame kuidagi natukene. Ja miks see nagu populaarne on see, et inimesed, neil meeldib tulla kohale matile, tekk peale. See on nagu laiskade jooga. Vot see on see, mulle tundub, et inimesed täitsa lõpptänapäeval peavad gruppidesse kogunema, et aega maha võtta. See on ühelt poolt, aga mõned kogunevad ju Keskerakonda ja siis võtavad seal aega maha. Mina näiteks kuskile parteisse ei kuulu ja ma ei mõtlegi sinna minna, seepärast, et see vibratsioon ei sobi mulle. Et minul on oma partei, mul on kongipartei. Et see on palju mõistlikum ja me ei tegele poliitikuga. No vaat sellised olidki meie tänased lood. Aga kui teil endal on soovi kedagi või midagi siin saates näha, siis andke sellest julgesti teada aadressile teler@teler.tv. Tuletan veel meelde ka seda, et ikka käib me saatejuhi konkurss. Kui sa oled 17–25 aastane ja arvad, et sinu tulevik võiks olla seotud televisiooniga, siis saada oma elulogirjelduse foto aadressile saatejuht@teler.tv. Kuigi meile on juba laekunud sadu sooviavaldusi andekatelt inimestelt, võid just sina olla see, kes meie tiimiga liitub. Ja ongi kõik. Kohtume Telerist taas nädala aja pärast. Käige ära ka meie kodulehel teler.tv. Ciao!